Ka minul käis korraks neid uudiseid vaadates jõnks läbi, et Air Baltic tühistab lendusid, sest ka minul on ju sügiseks piletid ostetud. Ja siis, kuna Air Baltic ju tegelikult rahaliselt on ka juba pikemat aega raskustes, tekkiski küsimus, et mis siis nüüd saab, aga paanikaks põhjust ei ole. Praeguse info põhjal ei ole küll muretsemiseks põhjust, sest et need on väga üksikud lennud, et siin konkreetselt on ainult talveperioodiks siis London tühistatud. Selline liinide sulgemine ja avamine on tavapärane praktika ja sellel ei pruugi olla mingit seost Air Balticu majandusliku seisuga. Nii ei käitu sugugi mitte ainult Air Baltic, vaid ka teised tuntud lennufirmad, nagu näiteks Lufthansa, Ryanair või Air France. Selliseid muudatusi lennugraafikutes tehakse aastaringselt, aga selline tihedam muudatuste tegemise periood on alati enne talvist hooaega ja siis enne suvist hooaega. Talvine hooaeg algab oktoobri lõpuga, nii et enne seda siis tehakse alati siis augusti ja septembrikuus sellised muudatused ja seda on teinud ka mitmed teised lennufirmad. Siiski ei saa jätta tähelepanuta, et Air Balticul on praegu majanduslikult keerulised ajad. Kevadel parlamendi otsusega eraldatud 30 miljoni eurone erakorraline laen oli lennufirmale vaid visatud päästerõngas, mitte aga päästmine, mis oleks ta veest välja toonud. Vai tas ir maksātnespējas variants vai turpmāks atbalstīšanas variants, ja jebkurā gadījumā tas būs pietiekami liels, es teiktu, politisks un arī ekonomisks process ar ietiekami augstām izmaksām abos gadījumos. Līdz ar to šobrīd tas pamatstāsts ir sekojošs. Vai mēs politiski spējam šo jautājumu novadīt pragmatiski? Suurimaks koormaks on endiselt Air Balticu hiiglaslik ja väga kulukas 380 miljoni euro suurune võlakirja emissioon. Läti riigile kuulub võlakirjasid 50 miljoni euro väärtuses. See tähendab, et riik tegutseb ühtaegu nii lennufirma omaniku kui ka võlausaldajana. Augusti algul oli kokku kutsutud Air Balticu võlakirja omanike koosolek, lootes laenuandjate paindlikkusele. See aga lükati edasi 17. augustile. Ehk siis nagu selgusetus on veel, et mis võlakirja omanikud siis kokkuvõttes pikendamise kohta ütlevad. Aga hea uudis on see, et Air Baltic tegi siis oma värske strateegia, mida ka Läti valitsus arutas põhiomanikuna ja Läti valitsus kiitis selle heaks. Ja miks ma nii rõõmsal toonil seda ütlen, on see, et seda uut strateegiat on ju oodatud mitu kuud ja nüüd on siis Läti valitsus ka selle heaks kiitnud, mis omakorda tähendab, et tegevus jätkub ja Läti valitsus on seal taga. Air Baltic on tähtsal kohal ka Eestis. Kas Eesti valitsus on mõelnud lennufirmat toetada? Eestil ei ole praegu kavatsust kuidagi mängus sees olla siis omaniku vaatest ja Läti ei ole ka seda viimasel ajal enam küsinud. Et varasemalt on juttu olnud ja meie esimene sõnum oligi ka see, et näidake siis seda strateegiat, et kuidas Air Balticul tulevikus minema hakkab. Ebakindlad ajad ja lendude tühistamine paneb nii mõnegi inimese mõtlema, et kas nad peaksid üleüldse Air Balticust enda lennupileteid edaspidiseks ka ostma. See mõtlemine aga võib tegelikult teha karuteene. Mida rohkem sellist paanikat, seda keerulisem on. Ja praegu on kõik ju tegelikult on hästi ja kui sellist nagu mingit massipaanikat ei tule, et siis on see igal juhul palju kasulikum, nii et ma ei näe küll praegu probleeme. Mina ütleksin küll, et kui me tahame kuidagigi Air Balticut toetada, siis see on praegu see koht, kuidas me seda teha saame. Ja 12 liini, mida Air Baltic on täna kinnitanud oma lennugraafikus, siis neid me usume, et need tõesti ka toimuvad.